Tere tulemast kuulama meie eriolümpia podcasti ja mul on väga hea meel, et ma olen täna Maarja külas ja minu kõrval istub Ele Järvis, kellega me täna teeme intervjuud. Tere, Siret! Ja kõigepealt ma tahaksingi Ele sinu käest küsida, et kui kaua sa üldse oled seotud eriolümpiaga? Eriolümpiaga ma olen seotud nüüd 2 aastat 100%, aga enne olen ma teinud 10 aastat nendega trenni Maarjakülas. Ja missugust treeningut sa oled teinud? Me jooksvalt teeme kõike, jookseme, hüppame, teeme rattasõitu palju. Meil on oma virgutushommikud igal nädalaselt ja vastavalt praegustele võistlustele, siis enne seda hakkame 1 kuu-poolteist juba ettevalmistusi tegema järgmisteks võistlusteks, kui on mingi kindel võistlus tulemas. Väga tore. Räägi Ele natukene ka endast, et kus sa elad ja mis sa teed, mis on sinu hobid? Mina elan siin samas lähedal, Maarjaküla lähedal Kiidervel. Õnneks on mul rattaga sõita 3 kilomeetrit ainult tööle. Maarjakülas töötan 12 aastat. Toimetan toetavate teenuste inimestega ja ka igapäeva elus siin haldusteemadel, et teeme kõik koos rõõmsalt õuetöid oma inimestega Maarjakülas. Mis isiklikult sinu hobid on? Minu hobi on sport, võimalikult palju liikumine igas variandis. Aastaringselt ujumas jääaugus, sõidan väga palju jalgrattaga, aiandus, mootorratta huvi on, sõidan mootorrattaga. Tegelikult kõik, mis on elus, on huvitav, nii et nagu erilisi selliseid väga suuri erinevusi ei ole, et ma võtaks kõigist osa. Jaa, igal juhul oled hästi mitmekülgne inimene. Ja. Põhjus, miks ma täna sinuga seda intervjuud teen, on eelkõige sellepärast, et mitte väga ammu tulid sa tagasi maailmamängudelt, kus sa siis olid tantsijate treener. Ja tantsusport oli esmakordselt maailmamängude programmis ja sellepärast ongi see ka eriolümpia jaoks väga uudne ja põnev. Nii et räägime natukene sellest, et kuidas teil üldsegi õnnestus maailmamängudele saada. Jaa, see oli üks äge aasta. Maailmamängudele tegelikult me kandideerisime. Ausalt öeldes väga suur süü, jutumärkides süü on sellel Lillel, sest Lill oli see inimene, kes ütles, davai Ele, tee ära, sa saad hakkama. Lill on siis Liilaanoja. Liilaanoja, jah. Ja tema mind utsitas, hakkasin tegema tantsu. Ma muidugi ei saanud algul üldse aru, mis ma tegema pean, kui palju ma midagi tantsima pean. Tegime proovid ära ja saatsime peakohtunikule, meie Liljanile. Liljan ütles, et poiss on taktist väljas. Poiss ei saa kasutada, leia uus poiss. Mõlemad poisid tähendab. Sa treenisid siis ühte tüdrukut ja kahte poissi. Ja üks poiss elab siis Maarjakülas elas ja teine oli siis normintellektiga noormees. Just, et teda me nimetame eriolümpias partneriks. Nii et teil oli nagu selline ühendav tantsusport. Jah. Ma sain lõpuks endale õiged partnerid tantsijaks Tartust Urmase, partneriks siis Marvini ja ma õpetasin neile selgeks 2 tantsu. Kavaga aitas mind väga palju Andre Raine, kes tegi mulle tantsuseaded ekstra. Ja 2 nädalaga me saime siis 2 tantsu selgeks ja me läksime konkursile. Te tegite siis rahvatantsu? Rahvatantsu, jah. Ja lisaks Urmasele ja Marvinile oli ka Helen siis veel tantsijana.
ja meil on jah, eriolümpias niimoodi kombeks, et kui me hakkame välja valima sportlasi, kes esindavad eriolümpiat maailmamängudel, siis me teeme kvalifikatsioonivõistluse ja täpselt samamoodi oli siis tantsuspordi kvalifikatsioonivõistlus Türil. Ja lisaks teile oli veel üks kandidaat, ühesõnaga siis täpselt samamoodi ühendava paarina. Ja te võistlesite erinevates kategooriates, et teie olite siis rahvatantsus ja teie konkurent tegi breik-tantsu, kui ma õigesti mäletan, oli vist niimoodi? Jah, oli küll. Ja tegelikult teie siis mõlemad saite oma kategoorias esimese koha ja vastavalt eriolümpia reeglitele toimub loosimine ja teil oli siis natukene loosi õnne, nii et teil õnnestus osutuda siis maailmamängudele valituks. Jah, täpselt nii oli. No nii, kui sa said teada, et teie nüüd sinna maailmamängudele lähete, mis tunne sul oli? No ma jälgisin, ma ei saanud isegi aru päris, ma jälgisin, mis minu elanikud, Maarjaküla inimesed tegid. Nad tõusid hüpates püsti, karjusid õnnest. See oli väga äge, see oli tõeliselt ülev hetk. See oli, et me nüüd lähme siis. Jah. See oligi selline tunne. Ja kas te teadsite, mis teid ees ootab? Ei, absoluutselt ei teadnud. Kuidas te siis hakkasite edasi ettevalmistusi tegema maailmamängudeks? Me hakkasime tantsu lihvima, kuna koos tantsud nii partnersportlasega, nii Heleniga ja Urmasega oli tantsud niimoodi selgeks, siis me hakkasime neid asju lihvima, neid samme. Tuli juurde veel 3 tantsu veel. Soolotantsud? Ja soolotantsud. Siis olid paaristantsud ja partnertantsijaga. Ja mõlemad tantsud. Nii et kokku oli 5 tantsu. Need soolotantsud me tegime, jälle ma palusin Andre Laine abi. Kuna need tantsukavad pidid kattuma 70% kõikide tantsudega, nad pidid ühtemoodi olema. Siis ma palusin jälle, et sai soolotantsud ära tehtud ja õppisime ära siis 5 tantsu kokku ja iga nädal oli meil 3 korda trenni. See tähendab seda, et Heleniga, Urmasega ja siis kõik koos 3. Ja ma tean, et vastavalt eriolümpia tantsuspordi reeglitele pidite siis te tantsus kasutama erinevaid kohustuslikke elemente. Jah, need on 360 kraadi pööret, hüppeid, jalad maast lahti, ma isegi ei mäleta, mis selle õige nimetus oli, aga seal oli väga-väga kindlad ja ranged reeglid, mida pidi jälgima. Te saatsite oma tantsuvideod maailmamängude kohtunikele ülevaatamiseks, siis tagasisidet ei saanud, seega see oli väga hea, et teil vastasid need tantsuvideod kõik nõuetele. Ja, just. Täpselt. Ja see näitab seda, et sa olid teinud väga head tööd, kindlasti ka Andre Laine siin aitas kaasa. Ja. Tõesti, sina suhtusid treeningutesse väga suure tõsidusega. Sa tegid iga nädal treeninguid, sõitsid Tartusse, tegite Tartus treeninguid, tegite Maarjakülas treeninguid ja käisite ka hästi palju esinemas. Räägi ka sellest natukene. Ja esinemas me käisime tõesti väga palju. Esialgu tegelikult me otsisime sellist sihtgruppi, kellele me julgeksime oma tantsu esitada ja ma otsisin välja kõik jõulupeod Põlva vallas, Põlva linnas, vanadekodudes. Me käisime vanadekodudes esinemas, kus oli ülihea publik. Põlva Pikis käisime, Põlva puuetega inimeste kojas käisime esinemas, Tartus Jaamamõisa tänaval Eluringi keskuses käisime esinemas, et tegelikult neid esinemisi oli palju. Kõik Maarjaküla peod sai ära esinetud.
et saaks ikka jalg kindlamaks. no just ja et saaks seda esinemiskogemust, mis on hästi oluline ja just erinevates keskkondades esineda, et see ikkagi kinnistaks sportlastele seda esinemisoskust, julgust ja kinnistaks ka need tantsukavad. Tulles nüüd tagasi veel nende tantsijate juurde, siis kuidas sa leidsid partnersportlase Marvini? Oi, vot see oli üks suur küsimärk üldse, kus ma leian sellise inimese, kes on nõus tulema kaasa. Ma otsisin isegi internetist rahvatantsijate saidi pealt ja rääkisin oma sõpradega ja tuttavatega. Ja ma olin tegelikult täielikult lootuse kaotanud, mõtlesin, et ma helistasin ka sulle, et ma ei saa selle ülesandega hakkama, ma ei leia inimest. Sina ütlesid, et sa saad sellega hakkama. Ja üks päeva hommik, see oli laupäeva hommik, ma käisin Tartus. Ma käisin just Urmasega kohtumas esimest korda. Ja ma tulin Tartust, ma mõtlesin, et okei, mul on olemas Helen, mul on Urmas, mul on ühte meest vaja veel. Ja tee pealt Tartus mõtlesin, appi, aga minul on ju mu poja parim sõber Marvin. Ja kuna Marvini numbrit ma ei teadnud, ma helistasin tema emale. Siis ma sain Marvini numbri ja ma Marvini käest küsisin. Marvin ütles, no jah, proovime ära. Ja see oli vau, päriselt või? Ja kuidas Marvin sobitus siis teiste tantsijatega? Esmapilgul koheselt, suurepäraselt. Ja see on väga suur asi sellepärast, et tantsides peavad ikkagi kõik partnerid omavahel väga hästi sobima, nii et selles mõttes läks sul õnneks. Ja see oli suur rõõm ja õnn, et ma Marvini leidsin. Ja ma sain tema peale kindel olla kuni lõpuni. Enne maailmamänge olid teil ka laagrid? Ja, olid. Ja, et seal te saite siis kindlasti rohkem keskenduda oma ettevalmistusele, et kuidas need laagrid läksid? Laagrid läksid väga edukalt. Erinevates kohtades, kus me üldse tantsisime ja harjutasime, et kui me käisime esimeses laagris, siis olid tohutult kuumad ilmad ja me tegime kõik trennid tegime õues. No muidugi, eks pärast meil olid neid väikseid selliseid vigastusi ka tänu sellele, et ikka asfaldi peal 10 ja 10 korda pöörata täis jala peale, et see oli päris raske, et venitasime mõned lihased ära. Aga tegelikult väga hästi läks. See edusamm oli iga korraga, kui me käisime jälle sellist suuremal treeningutel, see oli iga päevaga, iga tunniga oli näha, mismoodi asi areneb. Väga hästi läks. Ja väga tore oli see kokkusaamine ja see kooslus ja üksteise tundma õppimine, sest tegelikult see oligi see vajadus. Marvinil õppida tundma nii Helenit kui ka Urmas, sest ta polnud ennem selliste inimestega koos olnud, erivajadustega inimestega. Just. Ja ma tean, et sina võtsid seda ettevalmistust ka ikkagi väga tõsiselt. Sa olid minu meelest väga suures mures, et ma ikka rahustasin sind vahepeal maha. Nii, ja kui ettevalmistused olid tehtud, siis märkamatult oligi kätte jõudnud aeg sõita maailmamängudele. Jaa. Kas sinu jaoks oli see esimene kord, ma tean? Minul oli esimene kord, jah. Kas sportlaste jaoks ka? Jah. Enne maailmamänge saadeti juba korraldajatele Helenist selline väikene lugu, et nad ootasid erinevatelt riikidelt siis sportlaste lugusid ja meie otsustasime saata siis Helenist just sellise loo, mis pakkus siis korraldajatele ka huvi. Ja Helen tänu sellele oli ka siis maailmamängudel erilises nagu huviorbiidis. Oli vist niimoodi. Jah, oli. Ja räägi nüüd, kui te siis jõudsite sinna Itaaliasse kohale, Torinos toimusid need maailmamängud, aga teie võistluspaik oli tegelikult kus kohas? Meie võistluskoht oli Pardonecchias, see oli suusatajatest 30 kilomeetri kaugusel. Jah, aga see oli siis ikkagi mägedes. Torinost oli ka sinna omajagu sõitu. Ja kui te jõudsite sinna võistluspaika kohale,
kuidas see kohanemine teil oli? oi, see oli jällegi nii võrratult äge, sest kuna Helen ja Urmas olid esimest korda mägedes, siis Urmase reaktsioon, Helen on tagasihoidlik rääkija, aga Urmas väljendas ennast nii võimsalt, et oh issand küll, ma olen nii armunud mägedesse, et oli mägedesse, väga tore. Et see emotsioon oli neil nii võimas. Siis te ilmselt nägite ka seda teatrisaali, sest ma tean, et te esinesite teatrisaalis. Saite teha oma lavaproovid, kuidas need läksid? Lavaproovid tegelikult läksid toredasti. Jah, ütleks selle peale, et lavaproovid olid natuke närvilised, sest liiga palju uusi inimesi, liiga palju rahvast oli. Ja see keskendumine oli päris keerukas tegelikult sellistes oludes. Aga see oli jällegi väga hea, et te selle võimaluse saite, et siis nad olid ikkagi oma võistlusteks nagu rohkem ettevalmistatud ja valmis. Ja. Kui pingeline teil oli see aeg, et kas jäi ka vaba aega? Tegelikult üks päev jäi täiesti vabaks. Et siis me käisime mägedes suusatajate ja rätsajooksjatel külas. Aga teistel päevadel, teisipäevast kuni laupäevani oli väga-väga tihe, nii et hommiku alustasime, õhtul lõpetasime, et see oli lihtsalt nii tihke. Ja see oli kindlasti nii sportlastele kui ka sulle ikkagi väga pingeline, aga tulid nad selle pingega ilusti toime? Jah, Helen tegi parima tantsu üldse, mis ta teha oskas. See oli tõeliselt super, ühtegi viga ei tulnud sisse. Ja no lähmegi siit siis nüüd sujuvalt üle juba võistluste juurde, et ole hea, võtta kokku, kuidas siis sportlastel tantsud läksid. Me võime neid ikkagi sportlasteks nimetada, sest tegu oli maailmamängudega. Ja, läks tegelikult väga hästi. Nagu ma ütlesin, Helen sai esimese koha, tõeliselt kulla, see oli seda väärt. Marvin ja Helen partnertantsijaga said väga tugevas kategoorias said 3. koha ja nad tantsisid tõesti ülihästi. Ja. Konkurendid olid tugevad, päriselt see oli ka tõeliselt tugev klass. Ja tantsuspordis on hästi palju erinevaid kategooriaid ja erinevaid tantsustiile. Teie tantsustiil, rahvatants, klassifitseerus nagu muude tantsude alla, seetõttu oli teil siis samas grupis ka palju teisi erinevaid tantsijaid. Ja kuidas siis teiste tantsijate tulemused olid? Urmasel, kuidas läks? Urmasel läks toredasti, tugevuse klassis 3. koha ja Heleni ja Urmase paaristants oli 5. koht, tugev 5. koht. Nii et väga hästi läks kõikidel. Ja teie tantsijad esinesid ju rahvariietes. Kuidas need rahvariided publiku poolt vastu võeti? Rahvariided, see oli üks väga kõva fotograafide lemmikuid meil. Ja sellega tegelikult me ju presenteerisime ka oma riiki, oma kultuuri, oma rahvariideid, mis oli eriti tore. Ja väga palju komplimente saime, väga palju komplimente ja tegelikult nad nägidki väga head välja. Ja rahvariided ma sain Vastakuuste oma inimeselt, Katrin Peililt, kes andis meile laenuks. Täname siinkohal siis kõiki toetajaid. Ja selle rahvariided on Võnnu kihelkonna omad. Kuidas sulle ja sinu sportlastele meeldis avatseremoonia, mis toimus Torinos? Meeldis, nad olid väga rõõmsad. Algul ma vaatasin, nad olid suht kohkunud, aga kui nad sisse ikka läksid, nad nautisid, see piltide pealt on näha ju, et kuidas nad nautisid. Ja avatseremoonia toimus siis Torinos ühes suures spordihallis ja kokku siis oli kogunenud 101 riiki ja ka palju pealtvaatajaid, nii et see oli kindlasti hästi selline suurejooneline ja tore kogemus meile kõikidele. Lõpetamine toimus siis Sestreres, mägedes, käisite ka lõpetamisel? Ja käisime.
ja kuidas sa võtaksid lõputseremoonia kokku? See oli üks väga ilus ja lummav õhtu peale lõunat, õhtu ikkagi. Ja. Lumesajus, paksus lumesajus. See oli õues siis. See oli õues. Ja. Tore oli, jällegi tore. Ma ei oska millegi muuga võrrelda, aga ma ütlen seda, et need tunded, mis valdasid, maru kahju oli, et ära lõppes. Ja kindlasti oli ka mingi pingelangus. Ja ka sportlastes võib-olla. Oli. Ja. Aga see kahjutunne oli küll, et kas tõesti nüüd on läbi või, et nagu alles hakkasime. Ja, sest see ettevalmistuse protsess on ju tegelikult väga pikk. Ja siis ongi nagu ühe korraga kõik läbi. Täpselt. Aga kõik need fotod jäävad meenutama, medalid jäävad meenutama ja kindlasti see oli ka sinu jaoks väga suur kogemus. Oled sa kindlasti valmis ka edaspidi maailmamängudele kandideerima oma sportlastega? Loomulikult. Kui sa nüüd võtad kokku kõik selle ettevalmistuse, need võistlused ühe lausega? Võimas. Ja mida sa soovitaksid nendele tantsijatele, kes soovivad edaspidi kandideerida maailmamängudele? Ja treenerile? Treenerile kindlasti väga palju kannatlikkust. Leida lahendusi. Kui ei saa hakkama muud moodi, tuleb teistmoodi mõelda, aga saada selle sihtpunktile kätte, et sa saad täpselt seda, mida sa tahad elaniku või inimese käest saada, sportlase käest saada. Aga lähene teistmoodi. Ole loov. Sportlastele rõõmu ja õnne. Ja kui see võimalus neil on, siis võtku täiega kinni, sest see, mismoodi ma näen, kuidas minu inimesed on arenenud selle ajaga ja kuidas nende suhtlemine ja oskused on lihvitud, see on nii suur panus nende poolt ja nad pingutavad. Ma nägin, kuidas nad pingutavad, et saada seda, mida nemad tahavad. Kuidagi see kõik on nii tore olnud, see on minu jaoks nii võimas kogemus olnud, et ma teeks iga kell seda. Seda kõike oli väga tore kuulata ja ka mina sain kogu selles protsessis kõrvalt vaatajana kaasa teha ja tõesti ma elasin teile väga kaasa ja oluline on ka see, et tegelikult maailmamängudel oli tantsusport nüüd täiesti esmakordselt, et te tegite natukene ka ajalugu. Te osalesite siis esimestel tantsuvõistlustel, mida maailmamängude raames peeti. Ja nii nagu ma olen aru saanud, siis kogemus oli nii sulle kui sportlastele väga meeldejääv, väga võimas. Ja suur tänu sulle, et sa selle intervjuu andsid ja soovin sulle edu kõikide Maarjaküla sportlastega edaspidiseks ja loodan, et sul avaneb veel võimalusi sõita oma sportlastega maailmamängudele, ükskõik mis spordiala see on, sest ma tean, et sa treenid neid väga mitmekülgselt erinevatel spordialadel. Soovin edu ka kõikidele Maarjaküla sportlastele. Siinkohal täname toetajaid, kes aitasid kaasa, et teie sinna maailmamängudele jõuaksite. Ja soovid sa Ele veel midagi lõpetuseks öelda? Jaa, ma tänan ka tegelikult sind ja Raini, üldse eriolümpiat, et mul on võimalus olnud au teiega koostööd teha.